Aastal 62 kuni 68 ilmus 5 väikseformaadilist pappkarbikest, mille sees oli hulk luuledebüüte. Tänapäeval nimetame seda plejaadi kasseti põlvkonnaks. Neid pappkarpe oli 5, pidi ilmuma ka 6, aga ei ilmunud. Läks mõni aasta, ilmus närvitrükk. Ma ütlen, see toodi sinna Kirjanike Liidu kongressile ja ma sain isegi Deborah Varandi käest musi. Selle puhul mina olin ikka mul sensatsioon seal seltskonnas. Pärn Hindiga istusime praegusel Riigikogu restoranis ja jõime õlut ja Pärn ütles, näe, vanamees tuleb. Karjus kõva häälega, rahvakirjanik, tule siia. Aadu Int tuli meie juurde, tahad ma teen siin Johniga tuttavaks, näe, see on Johni. Aadu hakkas kätega vekkima ja pani minema. Ei tahtnud. See on niisugune tänuväärne juhus, et Loomingu raamatukogu üks number oli parasjagu tsensuuri kinni jäänud ja rutt oli vaja midagi. Ja siis mulle anti käsk kätte, et olgu homseks padakas luuletus toodud. Lempe Hiidel oli tol ajal Loomingu raamatukogu hing ja tegelik toimetaja. Otto Samma oli fassaad pigem kui tegelik juht. Närvitrükk tegelikult oli ju noorte autorite kassett ja Oskar Kruus pani kokku 6. kasseti, mille esimene valik oli just sama peale Joeli, kes siin närvitrükis on. Üdi, Liiv, Isotam. Hiljem püüti seda, kõik kassetid on niimoodi mingil määral lahjendatud. Püüti sinna ka veel juurde võtta, räägiti Juhan Tomingasest, Edakai Zimmermannist ja ma mäletan kellestki veel, et rohkem oleks. Ja siis ühel ilusal päeval, 70. aastal pandi seisma. Ametlik põhjendus, karbi jaoks ei ole pappi. Ja Oskar, kui me temaga lähemalt tuttavaks saime, ütles, et tal oli väga selgelt vihjatud, et viska Isotam välja, siis leiame papi ka. Nii olid need lood. Ja siis Loomingu raamatukogu, Samma ja Velvar Hiidelit võtsid selle asja ette, said ilmselt mingil määral kuskilt loa ja Loomingu raamatukogul oli üldse natuke suurem vabadus. Ja pandi hästi kähku kokku, Joel võeti 4. ja see on siis tegelikult see 6. kassett. Tegelikult jäi närvitrükk otsapidi tsensuuri kinni küll, seda Isotamme pärast. Toimetaja Lempe Hiidel on sellest kirjutanud ajakirjas Vikerkaar 95. aastal. Tsensuuri ülem Arnold Adams teatas Hiidelile. See kogu on antikommunistlik, antisotsialistlik, antinõukogulik, antimarksistlik, antirealistlik ja läheb prügikasti. Laveeris Hiidel, mis laveeris, lõpuks ütles Adams laadakaupmehe moel epateerivalt. Teeme nii, need 3 laulu võtate välja, teil on kindlasti varuks veel Isotamme luuletusi, asendate need 3, siis tulete tagasi ja ma löön sisse vaatamata pitsati peale. Seda ei lasknud Hiidel endale 3 korda öelda, raamat saigi ilmuda. Kust on pärit nimi Johnny B? See on nagu öeldakse, Patel de Bourgeois, narri väikekodanlast. Ma ei tea isegi, kust ma selle leiutasin 67. aastal. Hiljem ma olen mõelnud selle peale, et alateadvuses võis olla, et mul elle kutsuti Johniks ja ühte väga perekonna tuttavat, kindral Soodlat kutsuti ka Johniks. Et võib-olla see oli kuskil alateadvuses paigas. Bibi, selle üle käis igavene jagelemine ja Oskar Kruus saatis mul solvuvaid kirju sel teemal. Pakuti välja kõik, mis selle taga võib peitu. Piiknik igatahes mitte. 56. aastal sind vangistati, kuna sa kuulusid õpilaste rahvuslikku organisatsiooni. Mis organisatsioon see oli ja mis te seal tegite ja mis teile süüks pandi? Nojah, see algas 55. aasta oktoobris, kui me hakkasime organiseeruma. Ja paistab, et algataja olin mina. Ja siis vormistasime 12. märtsil 1956 Eesti noorte maleva. Tuli Ungari revolutsioon sügisel
ja me leidsime, et on vaja toetada ja panime paarsada lendlehte Tartus üles. No ja sealt algas muidugi. Detsembris ma olin vanemate juures Ulilas, sinna tuldi järgi ja toodi öösel või õhtu hilja kella 11 ajal siia samma, siia majja ja siia tuppa. Siin majas siis oli tol aastal täpsemalt mis? NSV Riikliku Julgeolekukomitee Tartu linna ja raudteevolinik. Ja lihtsas keeles oleks julgeoleku peakorter. No Tartu julgeolek. Mordvas olid sa 7 aastat. Meie sattusime sinna Gulagi kõige õnnelikumal ajal. Põhivangide mass oli lahti lastud. Mordva kliima oli ka väga hea, et meid ei tapetud ei külma, nälja ega tööga. Ja kogu terve Nõukogude Liidu noorsugu sai seal omavahel tuttavaks. Nii et see hilisem dissidentlik liikumine ja kõik muu, see on sealt Mordva laagritest välja kasvanud. Ja meie muidugi saime ka targemaks, sest me olime ju hirmsad kommunistide või venelaste vihkajad. Ja kui me nägime, et on niisuguseid venelasi, kes on samasugused nagu meie ja võitlevad samade asjade eest, no siis kadus meil see russofoobia kadus meist välja. Pealegi vene keel tuli ka seal selgeks õppida. Ja seal oli absoluutselt kõiki, nii et see oleks täitsa omaette teema. Ja oma alghariduse võib-olla ka eelarvamused sain ehk seda kaudu, et kui vanematel olid külalised, siis juba, ma ei tea, 3. eluaastast ma istusin ka kusagil nurgas ja vaatasin pildiraamatuid, aga midagi läks kõrvast sisse ka ja midagi settis niimoodi. Aga ma ei tea, mind otseselt ei suunatud. Merilas pigem ütles, et ära jumala eest seda ametit endale võtta. Ja samal ajal oli ka kooli kirjandusõpetus üsna peletav, nii et ma alguses läksin ülikooli matemaatikat õppima. Mulle olid juba koolipoisina olid Paul-Eerik ja Unt ja Kaplinski ja olid vanemate kaudu juba tuttavad ja Unt oligi üks minu mentor, kes mind juba 16-aastaselt vedas ülikooli ühikasse, kus istusid koos Marju Lauristin, Jaak Angilaski, Jaak Allik ja arutasid maailmapoliitikat ja tulised vaidlused olid ja mina istusin nurgas koolipoisina ja kuulasin. Aastal 63 tulid Eestisse tagasi. Kuidas toimus ühiskond uuesti sisse sulandumine? No kõigepealt ikkagi seal ma sain meheks. Ma olin 17, kui läksin ja 24, kui tulin. Ja poleks olnud laagrisõpru, kes olid umbes samal ajal lahti saanud või siis oleks olnud täielik põrgu, aga me esimesed aastad olime nagu mingi siseemigratsioon. Õppimisega oli niisugune lugu, käisid muidugi peale, aga ma mõtlesin, et ei. Kui ma nüüd selle keskkooli, see eksternina tegemine oleks nalja asi olnud, siis hakkab peale käimine, et mine ülikooli. Ja ülikoolis mõtlesin, et ei, minust ei saa nende punaste usuõpetuste õppijad ja vastajad sellele. Nii et täitsa teadlikult jätsin ennast niinimetatud haridusest ilma. See oli, mõtlen, mul on hirmus palju elus vedanud. Kõigepealt 66. aastal avastati mul lahtine tuberkuloos detsembris ja pandi haiglasse. Niisugust kuningakassi elu pole ma elu sees elanud enne ega pärast. Ja millegi pärast, enne seda oli mul tekkinud juba tutvused ülikooli noortega ja keegi tütarlaps andis mul lugeda käsikirjalist vihikut, mille oli kirjutanud praegu täiesti unustatud Ain Virunurm. Ja ma olen luuletada püüdnud ju poisikesest peale. Aga nii nagu kõik algajad, ma tahtsin teha nii, nagu teised on juba teinud. Ja ise ei jäänud rahule sellega, mis välja tuli. Ja see Virunurm andis mulle kuidagi niisuguse võtme kätte, et kuidas võib ka kirjutada. Rütmiline vaba värss, mida hakkasin ka mina tegema.
ja siis seal haiglas ma hakkasingi kirjutama. Ja samal ajal tekkis see almanahi liikumine. Esimene oli Hees Tallinnas ja no siis tekkis kohe seal ettevõtlike poiste hulgas mõte, et teeme ise ka. Ja pandigi Marm kokku. No Heesis olid ka juba minu luuletused sees. No võeti suur patsahkam ja see 68. aasta kevadeks sai valmis. Kui võrrelda nüüd nende ülejäänud kolmega, siis teie luuletused on sellised väga raske sammuga ja sellised arbujalikud isegi natukene. Talviklikkust on seal. Tol ajal olin ma täielikult Paul Eeriku mõju all ja kuna ta oli mu luule ideaal, siis see kammitses. Mul ei olnud piisavalt niist jõudu ja isepära, et tast lahti öelda. Nii et paljugi motiive on sealt kattuvad Paul Eerikuga. Et võib-olla mingi oma näo ma alles kusagil 30. eluaastates omandasin. Aga mis nooruse tarkusesse puutub ja ülbusesse. Ülbus on kahtlemata noorusele omane ja peabki olema. Alandlikkus tuleb aastatega ja noor inimene on oma tarkuse tipul just kusagil 18-aastasel. Edaspidi ta hakkab üha rohkem veenduma, et ta ei tea mitte midagi. Luuletamine on mulle raske asi, see ei tule kuidagi nii see igapäevase tööga. Ega minul rohkem eriti välja panna, tol ajal ei oleks olnudki, ma ei olnud üldse debüüdiks valmis, aga kuna niisne juhus oli, siis eks ma täitnud käsku. Sest arvestades seda, et teised olid must tükk maad vanemad, Juhan Viiding 2 aastat, Toomas Liiv 4 aastat, Johnny V 11 aastat. Nii et neil oli pikem loominguline biograafia. Ja samal aastal saidki Juhan Viiding kui ka Toomas Liiv oma kogud riiklikus kirjastuses välja anda ja järgmisel aastal tuli juba Johnny Beel ka oma ette teksti kogu. Aga mina olin sellega ammendanud ennast tükiks ajaks ja ma olen üldse väga vähe produktiivne. Siis läks tükk aega, et kui ma jälle sain näputäie luuletusi, mis võisid koguna ilmuda. Tavaliselt tekib tarve või tekkis tarve luuletada siis, kui mingi hingevaev oli. Olin korjanud endale mingi patukoorma ja siis oli vaja lunastust umbes. Niisugune psühholoogiline mehhanism oli selle taga. Nii et ma ei ole päris õige kirjanik. Vahepeal lausa 10 aastat, kus ma tegin sporti, jooksin palli järgi ja olin rõõmus ja polnud mingit tarvidust. Millise palli järgi te jooksite? Tennisepalli ja korvpalli ja... Vahest loetegi natukene mõnda luuletust siit? Need on niisugused lapse luuletused siin, ma ei tea, mida ma nüüd... ei taha neid lugeda. Kusagil jah. Nende abisõnadega ma leidsin mingi oma moodi kirjaviisi ja vabanesin Paul Eeriku otsese mõju alt. Koer tuleb vastu, ei tereta, kaugelt lööb silmad maha. Ära nüüd teelt teda peleta, tal on isegi paha. 3 jala peal karata keset lagu ja saasta. Mis võib koer sinna parata, on lihtsalt selline aasta.
et kui mind oli võetud, noh jah, sel ajal võis öelda, et võetud kirjandusse ja käsikiri kirjastusse vastu võetud, noh, Kirjanike Liit, tollaane norm oli 2 raamatut, see on liidu liige ja sellest juba räägiti. Ja siis mõtlesid need Siitmaja tollaegsed peremehed, et vaat nüüd on ta sööda alla neelanud. Ja kirjastuses jäi kogu ka kuidagi toppama, tekstiraamat just oli kirjastuses, närvitrükk oli ilmunud ja siis võeti kontakt, noh, nende moodi alatult, kutsuti mind sõjakomissariaati, kuhu pidi minema ja seal oli 2 seltsimeest julgeolekust ees ja siis ma nendega rääkisin mõned korrad. Mingisuguseid otseseid alatuid ettepanekuid ei tehtud, nii et ma arvan, see oli mitte nende algatus, vaid keskkomitee poolne nii-öelda lojaalsuskontroll. No, silt oli küljes, ma ei pääsenud sildist mitte kuhugi. Selleks, et vältida kokkupuuteid julgeolekuseltskonnaga, sa lihtsalt loobusid kirjandusega tegelemisest? Jah, nii võiks või tõesti. Ja ma olin selle saavutanud, mis ma tahtsin. Sahtlisse ei kirjutanud? Tead, see on niisugune asi, et kui sa sahtlisse kirjutad ja juba varem oled trükis ilmunud, siis ei saa ennast enam pidada. Siis lähed ikka kuskile pakkuma neid. Ei kirjuta. Aga kui tuli vabariik, ütleme jälle tagasi, kas ei võrsu, ei tõstnud pead jälle Johnny B? Tead, ma tsiteerin sulle Majakovskit, vene keelesel pealekauba. Svoloč tot, который после 30 стихи пишет. Turjus on see, kes peale 30 eluaastat veel luulet kirjutab. Nii, närvitrükk jõudis siis poodi, leheputkadesse. Milline oli tagasiside? No, tagasiside oli üsna soodne. Arvustused mainisid tunnustavalt kõiki. Ja tõstes esile muidugi Juhan Viidingut või Üdi siis eraldi. Aga isegi minu kohta oli leebelt heatahtlik hinnang. Kas teid seostati ka kassetipõlvkonnaga või ütleme kassetipõlvkonnale punktipanijatena või kuidagi nagu seoses? Ei, vist ikka me olime täiesti eraldi ja no ma ei tea, kassetipõlvkond, ta oli ikkagi rohkem ka lähedaste aastakäikude inimesed. Ja nüüd kui võrrelda mingite rühmitustega nagu Siuru või Arbujad, siis seal nende puhul oli tegemist sõpruskonnaga. Aga meie seltskond oli üsna harali, välja arvatud, eks Juhan Viiding, kellega me koos kasvasime, siis Toomas Liivi ma kohtasin ülikooli peal, Johnny B vahel käis Peedult läbi, kus ma olin ülikooli ajal korteris. Nii et enne seda närvitrükki me mingit niist ühtset seltskonda ei moodustanud. Aga pärast närvitrükki? Ka pärast närvitrükki jäi üsna hõredaks suhtlemine niisugune. Et see on ühe etteaste bänd? Enam-vähem jah, nii. Ja me ei pannud ennast ise kokku, vaid meid pandi kokku. Sellest hoolimata, kas te näete mõnda ühendavat detaili või mingit ühist nimetajat teie 4 puhul? Kas saab öelda midagi, et vaat see asi on omane närvitrükile? Ei tule küll meelde ühtki niisugust asja. Noh, eks me ühiselt taustalt lähtunud ja väga laias perspektiivis saab vaadates kindlasti on ühisjooni ka. Aga sellel hetkel, kui me debüteerisime, siis oli ka üks ikka ise kanti. No jah, meid ei saa isegi üheealisteks pidada, sest kõik ülejäänud on minust ju 10 ja rohkem aastat nooremad. Ma ütleksin luule uuendus.
ta küll jätkab seda sama rida, mis Paul-Eerikust, Kaplinskist ja teistest pihta hakkas. Aga mingil moel, näiteks Üdi, ma nimetan Viidingut kogu aeg Üdiks ikka harjumuse järgi. Üdi ja Sang on täitsa silma torkavalt ju arbujaid natuke nagu matkinud. Nii et see oli ikkagi, kui kirjandusteadlased kunagi seal tõsiselt kätte võtavad, see oli üks samm jälle luule uuenduse teel edasi. Ja kahjuks vist viimane samm, sest kes pärast seda veel tuli. Aga Johnny B oli niisugune underground mees, et ta oli juba kuulus käsikirjaliste almanahhide järgi ja teda tunti üle Eesti. Nii et ta oli enne meid teisi, oli ta juba tehtud mees. Mida temast tunti siis? Mis mees ta oli tol ajal? No ta oligi just see, et underground, et see niisugune kontrakultuur. Kuidas see väljendus? Eks ta käinud, mina ei tea, kus ta käis seltskondades, kus ta deklameeris oma värsse ja liikus nagu noorte puntides ringi. Kõige esimesena tutvusin Juhan Viidingu alias Jüri Üdiga. See oli, ma võin täpselt öelda, 68. aasta jaanuaris Pegasuse kohvikus. Ja nii kui ma temaga tuttav olin, nii oli terve kamp kohe tuttavad. Ott Harder, Joel Sang ja kes seal tol ajal kõik olid. Ja Tommi, ma tundsin Tommi kurselt paljusid inimesi ja teda ennast ka, aga mingisugust niisugust lähemat tutvust ja sõprust ei olnud. Tema oli niisugune kirjandusega väljendajal kass, kes kõnnib oma pead. Tal peaks isegi üks luuletus olema, kes kurat mind kihutas sellest Karvaste kampa. See käis minu ja teiste kohta. Tema tahtis oma ette olla, aga tema luule oli väga huvitav. See oli jällegi midagi hoopis teistsugust, kui enne oli loetud. See mingil määral liikus ka käsikirjas kursusekaaslaste juures. Toomas Liiv? Jah. Nii et jah, pärast närvitrükki, siis me saime niimoodi lähemalt. Mis mees oli tol ajal Juhan Viiding ehk Jüri Üdi? Tema ei olnud ju veel kuulus luuletaja, ta ei olnud, aga kuidagi pidi ju avaldama tema tulevane staariseisus? No ta oli juba lavakasse astunud, ta oli seal ja ta oli nii tähelepanuväärne, ta oli igal pool seltskonna hing, tal oli tohutu esinemistarve ja näitlejana ma hindangi kõige kõrgemalt teda kui niisugust showmeest. Seal ta oli vahel hiilgav. Eriti nooruses, kui ta ei olnud veel Juhan Viidinguks hakanud ja tõsinenud. Aga ka tema enda lauluõhtud, mis ta on Tõnis Rätsepaga koos teinud, seal ta hiilgas rohkem kui Riikliku teatri laval. Pegasuse kohvik, mis oli tol ajal nagu kirjarahva kohvik, siis seal ta ikka tegi väikseid showsid. Kedagi jäljendada, kedagi irriteerida. Tal oli niisugune taltsutamatu tung, aga need olid väga vaimukad ja ei läinud labaseks ja pealetükkivaks. Need olid niisugused sähvatused. Toomas Liiv, mis mees tema oli tol ajal? Ei tea. Tõesti ei tea. Hiljem teil ka kokkupuudet ei olnud? Hiljem põgusad kokkupuuted on olnud, aga üsna kaugeks oleme jäänud kogu elu. Kas närvitrüki autoritest saab ka mingisuguse pingerea tähtsusjärjekorra tekitada, et ütleme, et autor A on nüüd eriti kõva sõna, autor B on nüüd ütleme kõva sõnaga teatud kontekstis ja nii edasi. Või on see ikkagi nagu Beatles'id, et 4 meest ja kõik on võrdselt geeniused? Ei, kindlasti on vahed sees.
Juhan Viiding üldise retseptsiooni pinnal võib öelda, et tema on tõstetud ikka mitu järku kõrgemale teistest. Mis võiks olla Joel Sanga tähtsus? No Joel sai sealt oma tuuletiibad, sest tema oli meist noorem ja tema ei olnud eriti millegagi veel silma paistnud. Aga pärast seda on ta ju, ma ei tea, mitu tõesti head luulekogu kirjutanud. Aga tema põhitegevus on ikkagi natuke teistsugune. Ta on õppinud filoloogia ja praegu toimetab keelt ja kirjandust. Nii et temal jaoks on kah luuletamine nagu minu jaoks hipitsemise ja öövahiameti kõrval on teisejärguline olnud. Ja võib-olla see ongi kasulik, kes ise pea ees sinna sisse lähevad täielikult neist 4 Jüri Üdi. Tema võttis ikka lõpuks väga tõsiselt seda. Toomas Liivi tähtsus? Üks tema produktidest oled ju sina. Sest see seltskond, mis ta seal Tallinna vedas praegus linnaülikoolis enda ümber kogus ja keda ta lõpetas ja haris, no ega kõik mööda ju ei läinud noorematest meestest. No, mingil määral. Ja, nii et ta saavutas sellega vist niisuguse rolli, mida ta oli eluaeg tahtnud. Et pead silmas õpetlase ja professori rolli? Jah, guru. Jüri Üdi, Juhan Viiding? No tema saatus oli ju kurb. Aga ma mäletan, kui ta viimast korda minu pool käis mõni aasta enne seda tappu, siis ta oli täielikult muutunud. Me ei olnud aastaid kokku puutunud, ta oli tõsiseks läinud, ta ei veederdanud enam, ta ei lõõpinud, kirjutas mulle mingisuguse eksprompt luuletuse, märkmiku. Mäletan, peast ei suuda tsiteerida, aga jutt oli seal Eesti Kuningriigist. Ja see võib-olla ta oli ette valmistunud juba selleks lõpuks. Ja nii kahju temast, aga tänu sellele on ta meie luuletaevas üks ikkagi põhijärgulisi tähti. Johnny Pisatamäe tähtsus? Pole kunagi selle peale mõelnud. No nüüd on paras aeg. Võiks kirjutada avaplaadile elas nii ausalt, kui suutis. Mis on Isatamäe tähtsus Eesti kirjanduses? Omal ajal ta oli, ta tõi vitmanliku vabavärsi, argise vabavärsi tõi sisse, nii et sellises plaanis võib teda isegi innovaatoriks pidada. Mis on Toomas Liivi tähtsus Eesti kirjanduses? Mängimine luule piiridel. See, kui ta oma luuletused kasti lööb, servast serva, see on tema uus vorm ja tal on igased keerulised ladinakeelsed nimed ka oma struktuuridele. Mis on Juhan Viidingu tähtsus Eesti kirjanduses? Juhan Viiding, ühe sõnaga on väga raske kokku võtta. Ta tõi paroodilise momendi tõi sisse luulesse. On ka räägitud temast kui pauside meistrist. Ma ei oska teda niimoodi ühe lausega kokku võtta. Ja milline on Joel Sanga tähtsus Eesti luules? Öelgu teised.